Kirde maakaitseringkonnal möödus õppus Teravora. Mida see õppus Kirde maakaitseringkonnale annab? Simulatsiooniõppus Teravora on eelkõige sellepärast oluline, et me harjutame läbi ja treenime läbi diviisist antud käsu, mida me oleme saanud Decisive Lanceri jooksul. Teiseks on see, et me oleme ühendanud ja otsime siis vastused sellest, kuidas kõige paremini integreerida sisse ussisõdalaste rühmaülemate lahinguplaanid ringkonna lahinguplaanidesse. Teeme seda siis praegusel hetkel nii Alutaguse, Järva kui ka Jõgeva malevates üheaegselt ja see on esmakordne selle poolest, et me oleme simulatsiooni viinud siis nendesse eelnimetatud maakondades. Kuidas õppusel läks? Õppusel, ütleme, et vastavalt ununenud asjadele siis isegi hästi, et sai kõvasti meelde tuletada ja see käsupool, mis on tegelikult nagu rühmaülema ülesanne, et see on hea, kui jaoülemad ka sellest nagu sotti saavad. Mida simulatsiooniõppesse enda jaoks uut õppisid? Seda, et vastane võib ükskõik mida teha, et see, mis meie ette planeerime ja arvame, et nad teevad, et see kindlasti nii alati ei juhtu, et kõik erinevad versioonid tuleb ikkagi läbi mängida. Mida te selle õppuse ajal enda jaoks õppisite? Kindlasti rohkem Eesti kaardist ja igasugustest märkidest, nagu maa-alade märkidest. Minu jaoks oli üldiselt see arvutis toimetamine sai selgemaks. Mul võib-olla see, et ei tasu alati üle mõelda, et kõik vastused, kõik mõtted ei ole alati valed, et võib ennast usaldada ka. Mitmes kord on sul osaleda õppusel Teravora? 3. kord. Kuidas siiamaani läinud on? Hästi, iga kord arenen ja iga kord on midagi uut. Mida see simulatsiooniõppe on sulle endal andnud? Mida ta on sinus arendanud? Võib-olla just seda strateegilist poolt, kuidas midagi teha vaata. Sest et juhtimist sa õpid reaalselt elus, aga seal sa õpidki seda, kuidas teha seda.